Tänane kohtumine on veidi eriline. Meil on külas Jenna Jõerand. Tere, Jenna. Sa oled meie viimane stipendiaat ja TalTechi sisekliima ja veetehnika tudeng ja samas ka Veski liige ja sellest kõigest me natuke tahaksimegi siin rääkida. Aga alustuseks räägi natuke endast. Mina olen Jenna, mina tulen Tallinnast ja vabal ajal mängin jalgpalli. Suurepärane. Ole hea, räägi, kuidas sa selle inseneeria juurde üldse jõudsid? Mis sind nagu kuidagi inspireeris just seda eriala valikut tegema? No väiksest peale juba mul on väga meeldinud inseneeria. See on alati köitnud mind läbi selle, et mu isa on tegelikult inseneriks õppinud täpselt samal erialal. Aga meil oli väiksena selline omamoodi traditsioon, et natuke telekat vaadata enne magaminekut koos ema ja vennaga. Ja siis ema klõpsis nagu saateid lihtsalt ja siis leidsime sellise huvitava saate nagu lennuõnnetuste uurimine National Geographicu pealt. Ma olen ka seda vaadanud, jumala äge on jälgida. On ju? On jah. Ja ma olin kogu aeg lihtsalt ootasin, et uus hooaeg tuleks ja uued osad tuleks ja siis mulle väga meeldis kõik nagu lennundus ja kõik see, kuidas nad uurisid seda ja siis põhikoolis meil oli karjäärinõustamine ja siis ma andsingi sellele karjäärinõustajale, et võt, mina tahan lennuõnnetuste uurija olla, et mis ma tegema pean selleks, et kuidas ma saan selleks ja siis ta vaatas mulle otsa, et no tead, Eestis väga nagu ei saa, et pead ikka välismaale minema ja siis ma ütlesin, et aga ma ei taha väga välismaale minna ja siis ta ütles, et noh, siis saad inseneriks õppida. Siis ma ütlesin, et inseneriks. Ja siis samal ajal isa kõrval oli, et tead, pool naljaga, et noh, lähed ikka minu eriala õppima ja mine ja lõpuks jäigi nii, et Tartu väga ei tõmmanud selle lennuakadeemiaga ja TalTechis kõige atraktiivsem oli hoonete sisekliima ja veetehnika ja selle ma võtsin. Oma isa jälgides ikkagi natukene. Ja. Kui sa nüüd mõtled selle valiku peale, oled sa rahul sellega siiani? Ma väga rahul, et kõik see, mis mu isa rääkis, et alguses on ülituim põhiainete õppimine, et see õppekava on nüüd ikka 20 aastaga natuke muutunud, et mina saan juba nii mõlemat eriala tegelikult õppida, et KVJ ja VK, et neil oli spetsialiseerumine. Aga jah, et mul on juba esimesest aastast on kõik erialaained ja hästi praktiliseks on see läinud, sest tema rääkis, et neil oli selline teooria ikka ja ta kursakaaslased rääkisid ka, et ainult teooria ja selline kuiv tuupimine, et kui tööle läksid, et siis alles said aru, mis päriselt tegema peab, aga see on väga suur pluss, ma ütleks meie erialal, et see on hästi praktiline ja meil on ju nüüd oma mäemoja ka, kus on need laborid. Kui sul on vaata selline nagu isa poolt väike tõuge või selline eeskuju ees, aga nendel inimestel, kellel ei ole, kes ei ole üldse varemalt perekonna poolt võib-olla kokku puutunud niisuguse inseneeriaga, kuidas sa arvad, kuidas kõigi parem oleks, et nad üldse leiaksid selle eriala või mida üldse tegema peaks enne eriala valikut, et inimesed oskaksid paremini valida? No mina ütleks, et tänapäeval suht suur motivaator on raha. Kui sa näed juba, et sellel erialal on kõrge palganumber, et siis juba hakatakse intensiivsemalt vaatama, et kas see eriala võiks mulle sobida. Meie erialalehel on kirjas ka, et kui tore meie Veski väike kogudus on ja et meil on hästi pisike kursus, et kõik on suured sõbrad oma vahel. Et kui sa mõtled oma keskkooli peale, siis kui palju teile tegelikult kooli ajal juba räägiti erinevatest võimalustest edasi minna õppima ja kas see tõuge sellele, kellel ei ole võib-olla kodust tulnud kaasa sellist suunamist inseneeriasse, kas see nagu suunamine võiks tulla juba keskkoolis või kuidas sa ise arvad sellest? Ja minu arvates võiks küll tulla ja keskkoolist, sest et näiteks meil ei olnud mitte mingit suunamist. Et me käisime ühe korra Tartu Ülikoolis, aga kuna see on siiski humanitaarainetele rohkem suunatud, et siis minu jaoks ei olnud üldse huvitav, et mina pidin ise käima avatud ustepäeval TalTechis.
aga ma olen üsna kindel, et kui meil oleks olnud kas või, et meile tullakse rääkima inseneeriast või mingit töötuba saame ise teha, et siis ma oleks kindlam olnud oma valikus. Või siis ka mu sõbrad oleks olnud, et äkki inseneeria on ikkagi see, mida ma tahaks teha või tahaks kas või nagu proovida või lähemalt tutvuda sellega. Kui sa nüüd mõtled oma sellele 2 aastale, mis sa oled seal TalTechis olnud, mis need lemmikained või lemmik siis suunad sul on, mida sa juba ette mõtlesid, et seda tahaks õppida ja nüüd oledki saanud? Ma tahtsin juba alguses peale, mind huvitas KVJT pool rohkem. Ja siis, kui me läksime kooli, siis meil oli selline aine nagu energiatõhusus hoonete planeerimisel, mida andis meile Hendrik Vall. Ja aine ise oli väga huvitav, aga see, kuidas tema seda edasi andis, see lihtsalt midagi maagilist, et nagu ta süstib sinust sellist energiat, mida sa ise ei teadnud, et sul olemas on, või sellist motivatsiooni, et see lihtsalt tuli kuskilt. Ja mulle väga meeldis see aine. Ja see aine justkui näitas mulle, et ma olen teinud õige eriala valiku esiteks ja teiseks, et see ongi see, mida ma saan teha tulevikus, mitte ma ei tea, ma teen lineaalalgebrat iga päev, et see andis seda motivatsiooni, et ma olen õige eriala valinud ja et ma tahan õppida ja ma tahan hästi õppida edasi. Mis on see, mis on nagu saanud kõige keerulisemaks osutunud nii-öelda? No kõige keerulisemaks on ikka osutunud need põhiained. Et lineaalalgebra oli üsna raske. Ta selles mõttes ta on ikkagi tehtav, aga lihtsalt veidi oleneb ka, kuidas õppejõud tahab, et sa õpiks ja teeks, aga... Et kui põhiained on tehtud ja eriala juba käib, siis kuidas sa veel inseneeriasse panustad? Mis on need lisaorganisatsioonid, kus sa siis osaled? Mina siis olen Veskis, et see on siis veetehnika ja sisekliima inseneri tudengite kogu ja meie väike organisatsioon tegeleb eriala populariseerimisega. Et me viime läbi erinevaid töötube koolides, gümnaasiumites põhiliselt ja käime koolides ka rääkimas üle Eesti. Nii, et tegelikult te juba teete seda, mida sa tundsid, et sul keskkoolis võib-olla jäi natukene puudu või mida tegelikult ülikool oleks võinud panustada juba keskkooli õpilastele oma erialade tutvustamisse, et sa nüüd oledki ülikoolis seda tegelikult ju tegemas. Ja just, et sellepärast see on eriti selline südamelähedane teemast, et mina jäin sellest justkui ilma, aga et nüüd on see minu kord nagu edasi anda nendele, kes võib-olla arvavad ka, et oi, et aga ma nüüd hakkan ka ilma jääma sellest. Suurepärane, palju neid aktiivseid Veski liikmeid on, kes tegelevad selle ala populariseerimisega? Ma pakuks, et äkki 15-20 kandis, et meid ikka on päris palju. Need on kõigilt kursustelt on ja vabatahtlikkuse alusel, et kes tahab panustada, see sinna saab ka seda teha. Jah, just, et sa võid iga kell liituda, aga sa ei pea otseselt tegema midagi, et keegi ei käsi sul teha nüüd 5 projekti korraga, et olla liige, et saad panustada igal hetkel, kui aeg on. Klassikaline küsimus on, kelleks sa saada tahad? Inseneriks ikka. Aga mis see inseneri töö on? Mis sind huvitab? On see rohkem objektil? On see rohkem kontoris projekteerimine? On see järelevalve? Mis see on see, mis sind võiks huvitada? Ma hetkel arvan, et ma tahaks olla projekteerija. Ma arvasin ka eelmisel aastal sama, aga kunagi ei tea, mida kuuled tuua võivad. Mis meeldima hakkab tegelikult on jah just, töös. Et selles mõttes, et ma olen avatud kõigele, et pärast tuleb välja, et projekteerija ei olegi nii tore olla, kui räägitakse.
no ma ei usu seda. Välja mõelda lahendusi, tehnilisi lahendusi erakordselt keerukatesse kohtadesse, kus on tellija eriskummalised nõuded ja samas piiratud võimalused. Ma arvan, et see on korralik väljakutse, millega enamus tahavad rinda pista. Jah, ma ei saa valetada, et meeldivad väljakutsed. Ja kui sa rääkisid jalgpallist, sa sellega oled, kaua sa oled mänginud jalgpalli juba? Praegu läheb 7 aasta. Okei. Ja kus sa mängid? Ma mängin Harju JK laagris. Okei. Ja mis liigas? Meistriliigas. Meistriliigas, no okei. Nii et sul juba kogemust on ja kindlasti sellega sa tahad jätkata ja kooli kõrvalt on see ju veel täiesti võimalik, on ju? Siiamaani küll. Ma arvan, et selline, kui sa oled juba pikka aega sporti teinud, siis see näitab ka sellist sihikindlust ja tahtejõudu ja kindlasti saamaks inseneriks see on oluline isikuomadus, mis aitab ka tulevikus kaasa. No just, jalgpall annab ju meeskonnatööd ja kõik suhtlust ja koostööd juurde. Ja kui sa nüüd mõtled oma keskkooli aja peale ja nende 2 aasta peale, mis sa nüüd ülikoolis olnud, kas keskkoolis oli mõni selline levinud eelarvamus ülikooli kohta, millel tegelikult väga palju alust ei ole? Esiteks juba see, et kõik väitsid, et Tartu Ülikooli tudengielu on parem. Mina ei nõustu sellega. TalTechil on kindlasti palju parem ja palju ägedam. Aga õpingute poolest, et väga paljud arvavad, et TalTechis on just hästi raske, sest et matemaatika on väga keeruline ja et seda inimesed ei suuda seda ära teha, isegi kui neil ei ole kõige kõrgemad teadmised matemaatikas. Aga minu arust on just vastupidi, et kool loob sulle just hästi toetava keskkonna, millega sa suudad ära teha selle ja mitte niimoodi, et sa lihtsalt vead ennast läbi, et sa päriselt saad aru sellest ja oskad ka edaspidi, et see ei lähe sul kohe meelest ära ka. Okei, Jenna, sa oled meie viimane stipendiaat, on veel 2 korda aasta saanud välja neid sisekliima stipendiume. Ütle, mis see sinuks tähendab, et sa selle said? See oli minu jaoks väga üllatav, sest tavaliselt asjad ei lähe minu kasuks ja ma olin isegi ennem, kui ma teada sain, et ma võitsin selle, siis juba teadmine, et ma kandideerisin ära, et siis see juba motiveeris mind kuidagi parem olema, et isegi kui ma ei võida, et siis küll ma järgmine kord saan selle, aga jah, et see oli kindlasti hoogu juurde andev ja senise karjääri kõige suurem tunnustus. Nähakse, kui palju ma vaeva näen koolis ja palju ma panustan erialasse. Tegelikult see lävend, et üldse kandideerida stipendiumile oli seekord päris kõrge ja lisaks esseele tuli sinna teha ka video ja ma pean ütlema, et sa tegid erakordselt ägeda video kokku. Suur aitäh sulle selle eest. Mul oli väga lõbus seda videot ja minu arust see oli palju rohkem võimalusi oli mõelda kastist välja ja see oli täpselt samamoodi, see oli väljakutse, aga see oli väljakutse, mida ma väga nautisin. Kui sa nüüd peaksid mõtlema ühe lause, mida sa tahaksid öelda praegusele gümnasistile, et suunata neid õppima sisekliimat ja veetehnikat, mis see oleks? Kui sa tahad päriselt asju teha, siis inseneeria on selleks õige valik ja meie eriala on selleks kõige parem väljund. Ma olen sinuga täiesti päri. Inseneeria on see, mis viib asju edasi, sest nemad on just seal juures, kui uusi ägedaid asju välja mõeldakse. Aga just. Aitäh, Jenna Jõerand ja järgmine kord. Aitäh.